Tere hommikut! Tere tulemast täna pühapäeva hommikusele videomeditatsioonile. Täna on meil palju informatsiooni. Mina alustan Kalibrella kaudu plejaadlaste Efremiini, Hermine ja peainglite Rafaeli, Theodore ning Jaakobi antud vastukaja 9. märtsil Kiisa püramiidi idapoolse osa all maases olevas kambris pikki aegu suletud olnud energiate avamisele ja vastukaja anti 5. aprillil. See on selline. Lille Lindmäe, oleme tänulikud sulle infovahenduste ja abi eest. Soovime sulle jätkuvalt head tervist ja peatset kohtumist unenäo tasandil. Kõik on võimalik. Me täname veel kord infovahenduse ja tasakaalu eest, mida oled maailmale loonud. Täname, aamen. Täname tehtud töö eest Kiisas ja tea, et see määrab inimkonna saatust rohkem, kui võidakse arvata. Olgem rahumeelsed, sest vastukaja on arvatust hoopis teistsugune, kui reaalsus seda näitab ja tõestab. Sinu tegemiste suurus, Lille, on vaieldamatult ebamaisem, kui hetkeolukord seda näitab. Täname, aamen. See oli siis see vastukaja energiate meiepoolsele ülestõstmisele ja minupoolsele avamisele. Nii et väga võimas vastukaja. Me teeme väga suuri asju, suuremaid, kui me ise üldse arvata oskame, nii nagu te siit aru saite. Ülejäänud oli pikem vastukaja, aga see oli Priidule ja mulle isiklik informatsioon. Seda ma teile praegu ette ei loe, lugesin ette vaid selle, mis meid kõiki puudutab. Nii. Ja nüüd siis jätkan Erki Toomala informatsiooniga 15. aprillist. Ja teema on inimese väiksemast väiksem kild avatakse lugemiseks selles kirjutuses. Oskamise seadus hakkab mind jälle aitama kirjutada seda uusimat kirjutust teile, armsad lugejad. Selle eesmärk on avada teist vaid neid ruume ja tasandeid, mida oskate hoida mingil salapärasel viisil isegi enda eestpeidus. Sel kirjutusel on üks mõte: avada teid ja teis olevat oskust teie kasutusse, ei muud. Kuigi keegi või mõned teist ehk oleksid valmis hindama seda kirjutust vaid minu tavaks olla justkui oma oskuse esitleja või esiletooja, siis mulle te lugejad olete nii sõbrad kui ka mingit moodi kaaskulgejad. Ehk oleme justkui kõik õppimas ja avamas vaid oma oskusi, üldse mitte hooplemas ega mingit viisi esitlemas oma oskusi, vaid pigem aitamas meid teisi tõusma sellele tasandile, kuhu oleme ehk kunagi varasemates eludes juba suutnud tõusta. Ehk neil on vaid vajadus aidata lähemaid avaneda ja areneda tagasi vanadele tasemetele, kuhu nende mõned varasematest sugulastest on mõnes osaelus suutnud end tõsta ehk olla. Minu vajadus õpetada, aidata ja avada lähedasi ja muidki lugejaid, siis põhineb tahtel aidata igaüht õppima ja tõusma vaid tagasi vanadele tasanditele, olla ja õppida olema sama olevus, kui kusagil varasemas osaelus juba on olnud ja õppinud ehk olema kas üks või rohkemgi kordi siinsamal planeedil nimega Maa. Kes ma siis olin, kui õpetasin ja aitasin varasemates eludes? Seda te, armsad lugejad, saate nüüd esimest korda lugeda minust. Selles kirjutuses väga avatud viisil, otse elu enda kirjutatuna,
mitte minu, vaid tema ja temast esile avanenud teadmiste, ütleksin avades iseendid akašilistest raamatutest. nii mina, elu ise, räägin nüüd esimene kord Erki varasematest osaeludest sellist, mida te isegi pole kunagi varem kuulnud minult ega teisteltki siin olijatelt, vaid saanud vaid vähe killukesi oma, ütleksin, taustast. Miks mina, elu ise, avan seda nüüd teile nii avatult ja erilisel moel, ehk jagades avalikult Erki lugejatele? Vastan öeldes, et avada igast Erki lugejast natuke sellist, mis on iga inimese sees peidus olev ja mingit moodi ka esile toodav, kui vaid inimene areneb võtma seda kunagi endast esile nagu Erki. See teadmine on siis iga inimese sisemine teadmine, kuigi on temalt tavaliselt hoitud peidus seni, kuni ta ise areneb ehk suudab seda avada endast justkui oma annetega ehk minu abil. Märgake, armsad lugejad, mina olen siis ju avanud endast midagi tema annetesse. Alustan Erki esimesest osaelust inimese ruumis. Erki sünnitati sellele kaunile planeedile esimest korda nii 65 000 aastat tagasi. Kuigi ta on elanud tunduvalt kauem aega varemgi siinsamal planeedil, kuid ta ei olnud siis veel inimesena, vaid inimest meenutava olevusena, mille kohta öeldakse nüüd natuke inimese sarnasena. Seda aega hakatakse talle endale avama kunagi hiljem teises kirjutuses väga põhjalikult ja avalikult. Nüüd siis selles kirjutuses tema osaelud on väga kompaktselt vaid inimese ruumides elatud, mitte loomade ega muude olevuste. Keskendun siis piiratult vaid osavamatesse inimeludesse tema ajaloos. Alustan täiesti algusest ja sellisest osaelust, mis minu osava nägemuse järgi täitis igati nii füüsilise kui ka vaimse arengu ajal kõik nõuded, mida olin juba siis inimestele seadnud. See täiesti esimene osaelu oli väga erinev nüüdsest. Kuidas või mil viisil? Selle üksainus ruum oli osav ja ületas kohe algusest alates selleaegsete oskajate, ütleksin, nõuded igati. Inimkonna ehk tähtsaim oskus oli juba sellal olla lahkhelideta ja hea igale olevusele ega põhjustada kellelegi väiksematki kahju oma käitumisega. Selles, ütleksin, osaelus see nõue isegi ületas minu nõudliku viisi olla väga osav ja arenenud inimene. Siis see inimene oskas püsida aina pahameeleta ja ei põhjustanud kellelegi väiksemaidki raskusi, ammugi siis muret oma kommetega, olles inimesena inimeste seas. Teiseski osaelus see oskus ületas minu seatud nõuded olla väga osav ja õppinud, kui ka lojaalne teistele selleaegsetele kaaslastele. Ehk seegi inimene täitis kõik nõudeid, olla hea naine meestele ja lastele. Ta oli selles elus 3 mehe ühine abielunaine ja ema 6 lapsele. Kolmandas osaelus see inimene elas 6 eri naisega, hea abielumehena ja 16 lapse vanemana. Pere kõik liikmed olid aina valmis aitama üksteist iga päev ja igal aastal vanemate surmani. Vahel siiski lastest mõned ei kuuletunud vanematele, vaid läksid teiste lastega koos kaugemale kodust ilma vanemate loata. Siiski isa oli aina lastele hell ja mõistis hästi laste vajadust liikuda teistega koos natuke ilma vanemate loata. Isa ja emad elasid koos suures peres oma laste ja lastelastega.
Neljandas elus isa ja ema austati väga laialdaselt paljude lähedaste suurperede suures kollektiivis mingite teadjate ja aitajatena. Selles osaelus olid esimesed hõimuks nimetatud ühiskonnad juba väga tuntud ja avatud justkui nii, et inimesed moodustasid väga tähtsaid kollektiive, mida võiks tagantjärele nimetada hõimusarnaseks. Erki selleaegne emaks nimetatud naine oli tähtis nägija ja Erki selleaegne esivanem ehk mees väga tuntud teadja, indiaanlane. Need kaks täitsid minu elu enda kõik sellised nõuded, mis olid pandud oskajatele ja vaimsetele olevustele. 5. järgminegi osaelu oli sama osav ja isegi eriline, sest igas osaelus Erki osaelu oli mehena elamine ja sama suguvõsa liikmena ehk indiaanlasena olemine, nii eriti tarkade teadjatena ja nägijatena, arenenud oskajatena. Keegi neist kunagi ei riielnud ühegi hõimu liikmega, kuigi oli neidki, ütleksin oma suguvõsas. Ühes väga tähtsas sõjas sai otsustajaks mees, kellest pole kunagi midagi kirjutatud, vaid lastud sel püsida peidus isegi sellal elanute seas. See esiisa elas Stockholmis ja vanana läks alatiseks elama Soome. Tema sõjaaegses elus toimus väga otsustav pööre selle mehe tõttu. Ta põgenes sõjast, hakates kaitsma selleaegset kindralit, tema sattudes sooritatud tegude eest kohtusse. Ehk kaitstes kindrali põgenemist vastutuse eest, kuulutades rahuvaenlasega. Mõlemate, nii kindrali kui ka sõduri määratluses allpool olev major otsustas koos loobuda sõdimisest ja põgeneda vaenlase kallaletungi eest ilma vaenlasele ala loovutamisloata. See toimus vaid tahtest päästa põgenedes oma sõdurid ülekaalus vaenlase eest. See põhjustas kohtulikke toiminguid kuninga poolt. Kohtumõistmine kindrali ja majori vastu viis kuninga otsusel nad hukkamisele. Miks mina, elu ise, vaatan seda põgenemist oma osaval moel kuidagi austavaks? Sellepärast, et sellal need kaks sõdurit päästsid sadade sõdurite vaimud, põgenedes ülekaaluka vaenlase eest, kuigi hakkasid vastu sellase valitsuse käsule püsida paigal. Kes olid need kaks sõjameest? Üht austatakse edasi väga vapra kindralina ja teist isegi märterina, et hakkas kaitsma esimest kohtus. Järgmine osaelu ei ole tal veel lõppemas, vaid jätkub ja muutub väga erilisel viisil, minuga koos millekski teiseks ja natuke teistsuguseks, kui olla ja areneda, vaid ta hakkab teistsuguseks kui inimeseks. Kes siis oskab, temast mina tõstan esile uue ja osava poja, kui ka sellise, kellest hakkate kunagi tema surma järel teadma midagi uut ja erilist, eriti erilist. Lugege seda kirjutust väga osavalt ja õppige selle sõnumist midagi uut ka endale, et avaksite endast vahel, kes teab, mõned osaelud teistelegi lugemiseks. Nüüd ühest vanakesest olen avanud alles väga väikese osa tema varasematest osaeludest osava ja õppinud inimesena sellel väga erilisel ja kaunil planeedil nimega Maa. See oli siis ühe päeva sõnum. Reede 18. tuli järgmine sõnum Erkilt. Ja see käib pühapäevaste õhtuste ühismeditatsioonide kohta ja see on väga tähtis teile. Osale ühises rühmaraviürituses pühapäeviti kell 20.
elu ise asetub siis aitama sind just nii ja sedamoodi, kui sinule on parim. See käib meie kõikide kohta. See toimub, kui asetud kas istuma või lamama ja hingad sügavalt 5 korda järjest. Midagi muud pole sul kunagi tarvis teha. Nii elu ise aitab igaühte mingil moel, kas oled siis haige, väsinud või soovid vaid tajuda seda suurt energiat, suurt annet, suurt salapära, ligiolekut oma kehas. Seda üritust juhivad mitmed aitajad, ravijad, osavad õpetajad ja isegi andekad teadjad nimega elukäed. Elu ise, looja ja pühadus. Mina, elu ise, olen igavene energia, anne ja salapära. Oskan aina asetuda sinusse ja igasse olevusse just nii ja sedamoodi, kui sina suudad endasse mind vastu võtta. Minus elab ka teie looja ja püha vaim. Me oleme alati olnud ja oleme alati. Keegi ega miski muu energia ei suuda kunagi lahutada meist midagi end lahti, kui me ise ei anna selleks luba. Meis elab palju muudki, ütleksin sellist olemise ruumi, nagu te inimesed, loomad, taimed ja isegi need, kelledest inimesed ei tea üldse midagi. Kui ükski teist inimestest areneb või edeneb oma vaimsel rajal ja lõpuks läheneb minule, elule endale ja loojale ja temale, keda paljud teist nimetavad Jumalaks, minust valgub temasse aina midagi. See midagi on sageli mingi eriline abi ja mingit moodi ka puhastust, kui ka osavat arenemist ja oma peidus olevate annete ja salapäraste oskuste avanemist talle omaks, aitama teisi kaaskulgejaid mõistma, kuidas on olla ja areneda oma vaimsel rajal. See arenemise seadusega seostatav muutumine aitab tal end puhastada ja kõrvaldada suguvõsast saadud karmalist raskust. Nagu haigused, valud, muidki raskusi. Kes õpib, temast tuleb siis minule, elule endale ehk suurepärane õpilane ja uus poeg või tütar oma loojale ja natuke, kes teab, vahel minulegi. Nende sõnadega iga lugeja avab natuke seda, mida minust, elust endast, loojast endast ja pühadusest ehk püha vaimu ruumist võidakse anda igale osavalt vaikivale. Elukäed. Mina, elu ise, valin oma käteks vaid väga vähesed inimesed, kes osaval moel teevad tööd inimkonna ja üksikute inimeste aitamiseks. Paljusid neist mina hakkan nimetama isegi oma poegadeks või tütardeks, kui nad vaid oskavad edeneda väga osavateks ja õppinud aitajateks, ravijateks, õpetajateks, teadjateks ja vahel natuke teistekski oskajateks. Paljud neist teevad tööd ilma vähimagi rahalise korvamiseta ega võta vastu isegi kingitusi, vaid teevad omakasu püüdmatut tööd lootuses, oodates, et saavad kunagi minult oivalise tasu alles surmajärgses elus vaimudena. See oli see teine tähtis sõnum. Ja see puudutab nüüd meid kõiki, kes pühapäeva õhtu osalema ühismeditatsioonis Erki Toomalaga õhtul kell 8. Nii et saite aru, kui kasulik see meist igaühele on. Meilt ei võeta midagi ära, vaid meile antakse ja avatakse ja edendatakse väga palju, nii palju, kui kedagi on võimalik edendada. Niisiis, tere tulemast täna õhtusele ühismeditatsiooniseansile Erki ja Erki Toomale väikese rühmaga. See oli siis kogu informatsioon.
nüüd liigutage end vähe, tõustke püsti korraks ja istuge uuesti mugavasse asendisse. pange käed põlvedele, peopesad ülespidi. ja läheme sügavasse vaikuse ruumi. nagu ma järjest olen teile lugenud, kõik suured asjad meiega toimuvad sügavas vaikuses. nii nüüdki. täna me ühendame end Pirita kõrgete energiatega. nagu ma olen teile mitmeid kordi rääkinud, energiaid hoiavad üleval nunnad Pirita kloostris, leiliinid, mida seal kloostri juures ristub 2 tükki ja jõel olev kirka energiaga vaimne kristallenergia tempel. ja seal on ka plejaadlaste energiasammas ja samuti minu ehitatud energiasammas teisel pool. nii et kokku on seal palju kõrget energiat. meie ühendame end sellega ja hakkame selle kaudu ammutama endale, palume neid kõrgeid energiaid. energiate vastuvõtmine toimub sügavas vaikuse ruumis. isa, ema, eluhingus, heliläte, sõnatu tegevus, kosmose looja, anna valgusel särada sees, keskel ja väljas, et võiksime seda kasutada tulusalt. aita meid teed kulgedes hingata vaid sinust kiirgavat tunnet. luba meil käia samas taktis sinuga, et liiguksime kui kuningad ja kuningannad kõikidega koos. luba meil sisimas tunda maavaimu, sest sel viisil hakkame tundma kõiges olevat tarkust. ära luba maiste asjade välimusel ja pealiskaudsusel meid petta, vaid vabasta meid kõigest, mis takistab kasvamist. ära luba meil unustada, et sina oled maailma võim ja au, alati uuenev laul, mis kaunistab kõike. olgu sinu armastus seal, kus sünnib tegevus. nii olgu, aamen. jätkame vaikuses.
täname ammutatud energiate eest. Muutuge natuke virgemaks, täna te olete pisut loiu unise olemisega, vähemalt õige mitmed teist. Muutume nüüd virgemaks, palume universumist valgust. Oleme ühenduses universumi kirka valgusega ja hakkame seda saatma sinna, kuhu vaja. Suured probleemid on ikka selle Põhja-Koreaga ja sealse kandiga. Me peame sealt alustama. Katame Põhja-Korea valgusega. Jällegi langes ülevalt valguspall alla, võiks öelda, või valguspilv kogu riigi peale, kogu Põhja-Korea peale. Hetkega on kogu Põhja-Korea valgusega kaetud. Nüüd lähme Korea poolsaart ümbritsevatele meredele ja katame need valgusega. Põhjapoolse osa energiad on tumedamad ja jälle pilv laskub kogu alale korraga. See pilv on väga tihe valgus. Ma ütleks, küllastunud valgus on õige sõna. Valgusega küllastunud valgus. Lõuna-Hiina meri. Palume sinna veel valgust, valguspilve juurde Lõuna-Hiina merele ja tekkiski suurem valgus. Nüüd need mered on kaetud valgusega, õnnistame, täname. Järgmine on Taiwan. Kätes on tunda, kui tugev energia voogab. Mida me sinna toome? Taiwan valgusega kaetud, õnnistame, täname. Filipiinid. Õnnistame, täname. Malaisia. Jälle valgus laskus kogu Malaisia alale. Nüüd neid ümbritseb meri, kus tiirutavad Hiina sõjalaevad ja ähvardavad nii Filipiinide kui Malaisia elanikke ja nende alasid. Merel alasid, kust need inimesed oma toidu muretsevad. Kõik väga ilusa valgusega kattub. Näen neid alasid kirka valguse all praegu. Õnnistame, täname. Järgmine on Myanmar. Lõunapoolne osa on tumedam kui põhjapoolne osa, aga valgus juba hakkas katma kogu riiki. Väga puhas, kirgas valgus.
Õnnistame, täname, järgmine on Pakistan. Pakistanis on heledaid alasid ja on ka päris tumedaid, tumehalle ütleks. Valgus laskus ülevalt alla ja katab praegu juba riiki, väga ruttu see toimub. Me oleme palju edasi jõudnud, et me suudame seda teha, mida me praegu teeme. Õnnistame, täname. Iraan. Jällegi Iraanis on heledaid alasid, on ka täiesti tumehalle paiku. Ma ei oska öelda, kas need sõjatööstused või mis seal on. Praegu näen, valgus laskub jällegi ülevalt alla. Ja korraga katab kogu Iraani. Juba on kõik need hallid alad heledaks muutunud. See toimus väga kiiresti. Õnnistame, täname. Iraak. Sama toimub Iraagis. Valgus katab Iraagi. Õnnistame, täname. Süüria. Üks väga probleemne paik, ma näen seal täiesti tumedat. Laialt peaaegu üle riigi ei näegi heledat ala. Praegu laskub valgus korraga jälle kogu riigile. Süüria ongi kirka valgusega kaetud. Õnnistame, täname. Liibanon. Lõunapoolne osa on hallim ja põhjapoolne on natuke heledam. Valgus laskus praegu alla. Kogu Liibanon on hetkega valgusega kaetud. Õnnistame, täname. Iisrael. Iisrael on valgusega kaetud. Õnnistame, täname. Gaza sektor. Tumehall. Üleni. Toome universumist valguspilve alla. Nii see toimubki juba. Gaza sektor on valgusega kaetud. Õnnistame, täname. Järgmine on Palestiina ülejäänud osa. Jeruusalemmast natuke ülespoole, see ala on kõige tumedam praegu. Valguspilv laskus jällegi sinna kogu Palestiina alale. Õnnistame, täname. Põgenikelaagrid. On seal olukord kehv. Ei ole tumehall, aga hall küll, päris keskmist värvi hall on see ala. Valgus laskus juba ülevalt alla, katab kogu seda põgenikelaagrite ala. Õnnistame, täname.
järgmine on Sudaan, seal on mitu aastat kestnud kodusõda. olukord on väga raske. katame kogu Sudaani valgusega. huvitav, põhjaosa on ilus hele, aga lõunaosa veel väga kirgas ei ole. toome veel valgust juurde Sudaani lõunaossa. see õnnestus meil. õnnistame, täname. nüüd läheme Krimmi poolsaarele. ühendame universumi kirka valguse püramiidide energiaga. värvus energial muutus kuldseks, aga hetkega kattus kogu Krimmi poolsaar. ja nüüd katame kogu Ukraina selle võimsa kirka energiaga. üleni kattub korraga riik. meil ei ole enam käia vaja ühest kohast teise. isegi need mustad sõjatandrid, kõik on praegu valguse all. Harkovi ümbrus, Odessa, Kiievi ala, kõik on, ma näen, on kirka valgusega kaetud. väga kirka valgusega. õnnistame, täname. täname universumit valguse eest. täname plejaadlasi, täname kõiki täheolevushingi. täname kõige kõrgemat, täname Jumalat selle kirka valguse eest, millega meie kaudu kaeti suured alad maakerast. ja mina tänan teid kõiki. tegime täna jälle ära väga suure tänuväärse töö, mida näitavad ka vastukajad, mis ei ole minu välja mõeldud, vaid mis Kalibriella kaudu on antud. Nende poolt, kes meie tegevust jälgivad. suur-suur tänu teile, olge õnnistatud. kena pühapäeva jätku teile ja nüüd ma loodan teie vastukajasid lugeda. täna oli nii palju informatsiooni, ma loodan, et see pakkus teile huvi. aitäh veel kord, kena pühapäeva jätku. vihmale vaatamata minge õue jalutama. ja kohtume õhtul kell 8 ühismeditatsioonil. kõike head.
Narashi Noma Saurina Nyase Nariande Nama